Tere, minu nimi on Jaanus ning siin räägime psühholoogiast ja vaimsest tervisest lihtsalt, teaduspõhiselt ja praktiliselt. Eelmises videos rääkisime eksamipingest ja sellest, mida teha siis, kui pinge hakkab sooritust segama. Aga mis saab siis, kui tunned, et üksi enam hästi hakkama ei saa? Loogiline oleks abi küsida. Ometi teeme sageli täpselt vastupidi. Ütleme, pole hullu. Küll ma ise hakkama saan, ma ei taha teisi oma probleemidega tüütada. Ja mõnikord ootame abi küsimisega seni, kuni olukord on juba päris keeruline. Miks on abi küsimine vahel nii raske? Kujuta ette, et sa ei saa koolist ühest teemast aru. Õpetaja küsib, kas kellelgi on küsimusi. Sul on küsimus olemas, aga sa ei tõsta kätt. Miks? Võib-olla mõtled, äkki kõik teised said aru. Äkki see on rumal küsimus. Või siis ma vaatan hiljem ise. Tunni lõpus lähed koju ja kulutad pool tundi sellele, mille õpetaja oleks võib-olla 2 minutiga ära selgitanud. Sa teadsid, et abi oleks kasulik, aga ikkagi ei küsinud. Üks põhjus, miks me abi ei küsi, on väga lihtne. Abi küsides peame tunnistama, et me ei tea või ei saa millegagi praegu ise hakkama. Ja see võib tunduda ebamugav. Eriti siis, kui tahame jätta teistele muljet, et oleme iseseisvad ja saame kõigega hakkama. Võime karta, et teised peavad meid vähem võimekaks. Või mõelda, et peaksime selle probleemiga ise toime tulema. Aga siin on üks huvitav vastuolu. Me hindame sageli enda abi küsimust palju karmimalt kui teiste oma. Kui sõber ütleb sulle, ma ei saa sellest ülesandest aru, kas sa saad aidata? Kas sinu esimene mõte on, küll ta on rumal? Tõenäoliselt mitte. Pigem aitad, kui saad. Aga enda puhul võime arvata, et täpselt sama küsimus jätab meist halva mulje. Abi küsimist võib raskendada ka see, kui me ei taha teisele koormaks olla. See tuleb eriti hästi välja siis, kui probleem ei ole enam koolitöös, vaid selles, kuidas meil päriselt läheb. Võib-olla oled juba mitu nädalat väga stressis või tunned ennast halvasti. Sõber küsib sult, kuidas sul läheb. Automaatne vastus on normaalselt. Mitte sellepärast, et kõik oleks korras, vaid sellepärast, et päris vastuse andmine tundub keerulisem. Siin tasub aga abi küsimist natuke teise nurga alt vaadata. Abi küsimine ei tähenda, et annad oma probleemi kellelegi teisele lahendada. Vahel tähendab see lihtsalt, kuula mind korraks. Või siis, kas sa saad mulle seda selgitada? Kas sa saad minuga kaasa tulla? Ja vahel tähendab see seda, mul on viimasel ajal raske ja ma ei tea, mida teha. Abi võib olla väga erinev. Ja sageli on palju lihtsam abi saada, kui ütleme teisele inimesele võimalikult konkreetselt, mida me vajame. Näiteks selle asemel, et öelda, ma ei saa matemaatikast üldse aru. Võid küsida, kas sa saad mulle näidata, kuidas selle ülesandega alustada. Selle asemel, et öelda, kõik on halvasti, võid sõbrale öelda, mul on praegu raske. Kas sul on 10 minutit aega, et lihtsalt kuulata? Teisel inimesel on siis palju lihtsam aru saada, kuidas ta saab sind aidata. Aga mida teha siis, kui abi küsimine tundub ikkagi ebamugav? Alusta väiksemast. Sa ei pea kohe rääkima kõigest. Küsi üks küsimus, räägi ühest probleemist või kirjuta inimesele, kui näost näkku rääkimine tundub liiga raske. Oluline on, et sa ei peaks ootama hetkeni, kus enam üldse hakkama ei saa. Mõnikord ei piisa sõbra või pereliikme abist. Kui mure kestab pikalt, segab igapäevaelu või tunned, et sa ei tule sellega enam toime, tasub pöörduda inimese poole, kelle töö ongi aidata. See võib olla koolipsühholoog, nõustaja, perearst või mõni teine spetsialist. Ka see on abi küsimine. Ja selleks ei pea olukord olema kõige hullem. Kui tahad abi küsimist enda jaoks lihtsamaks teha, proovi 3 asja. Esiteks, ütle võimalikult konkreetselt, millega sul abi on vaja. Teiseks, ära otsusta teise inimese eest, et ta ei taha aidata. Küsi ja lase tal endal vastata. Ja kolmandaks, ära oota viimase hetkeni. Väikese probleemiga on tavaliselt lihtsam tegeleda, kui probleemiga, mis on juba pikalt kasvanud. Kui sellest videost jääb meelde ainult üks mõte, siis olgu see järgmine. Abi küsimine ei tähenda, et sa ei saa hakkama. See tähendab, et sa saad aru, millal ei ole mõistlik kõike üksi teha. Järgmises videos räägime sellest, mida teha siis, kui tunned end üksikuna. Sest üksindus ei tähenda alati seda, et sul pole inimesi ümber. Vahel võib üksildane olla ka teiste keskel. Aitäh, et vaatasid. Vaimsest tervisest rääkimine ei lahenda probleeme üleöö, kuid aitab meil iseennast paremini mõista. Hoolitse enda eest ning kohtume juba järgmises videos.